President Erdoğan protesteerib taas, öeldes, et Iisraeli rünnakud Süüriale ja Liibanonile on jõudnud tasemeni, kus need kujutavad ohtu Türgile ja kogu maailmale. Omaenda parlamendis kõneldes ütles ta, tsiteerin, keegi ei tohiks seal seiklusi otsida ja see tuleb peatada. Siin on Erdoğan oma sõnadega. Netanyahu ja tema mõrtsukate võrgustiku rünnakud Süüria ja Liibanoni vastu on jõudnud punkti, kus need ohustavad Türgit sama palju kui neid kahte vennasriiki. Me ei sulge silmi ühegi rünnaku ees meie vendade vastu. Nüüd käivad need inimesed ja nende käsilased ringi ning esitavad niinimetatud ähvardusi, mis on suunatud Türgi vastu. Seda pole teil vaja öelda. Me teame juba väga hästi teie kavatsust, eesmärki ja sihtmärki. Me näeme väga selgelt, mida te taotlete. Me oleme täielikult teadlikud sellest, mis on tõotatud maa illusiooni lõppeesmärk. Kui Jumal tahab. Me ei luba seda kunagi. Ja oleme tagasi i24 News English vanemkorrespondendi Owen Altermaniga. Kas ta räägib püsiselt? On näha, et on üsna kirglik. Kas see on tõsine? See on tõsine kõne ja see on oluline kõne, Emily. Kuula, me just kuulsime seda osa tõotatud maast. Ja, siin-seal on religiooni mainitud. Aga enamasti, Emily, ei ole see religioonist. See on geopoliitikast. See ei ole ideoloogiast, see on võimust. Mida tahab Erdoğan öelda? Ta ütleb teises kõne osas, et Süüria ja Liibanon on iseseisvad riigid, aga meie Türgis tunneme nende kahe riigi suhtes kiindumuse geograafiat. Emily, ma ei tea, kas sa tunned seda armastust, aga Beirutis ja Damaskuses hakatakse seda kohe tundma, sest Erdoğan saadab neile justkui sõbrapäeva kaarte, öeldes sisuliselt, ja ta ütles seda otse välja, et Türgi julgeolek ei alga Hataist, Antakiast, iidsest Antiookiast Vahemere rannikul. See algab Aleppost ja jätkub Damaskuses ning see algab Beirutis. See tähendab, Emily, et meie Türgi kuulutame välja oma mõjusfääri, mis ulatub Süüria ja Liibanoni lõunapiirideni ning läheb välja Vahemerre. Ta räägib neist ja ähvardab neid, kes töötavad gaasitorude kallal, et tuua gaasi läbi Küprose, öeldes, et igaüks, kes rikub Türgi õigusi, nagu tema neid määratleb, loomulikult, või Türgi küproslaste õigusi, nagu tema neid õigusi määratleb, loomulikult. Siis Türgi reageerib neile karmilt. Ja mida see tähendaks? Ma mõtlen, kas neil on armee, mis oleks selleks piisavalt tugev? Türgil on NATOs suuruselt teine armee, Emily. See on muidugi väga tõsine armee, mis saab Ameerika relvi. See on veel üks teema, mis on Ameerika Ühendriikides olnud vastuoluline. Aga jah, Türgi on väga tõsine sõjaline jõud. Ja jah, see on sõjalise tegevuse ähvardus. Ma arvan, et see on kõigile, kes seda kõnet kuulavad, üsna ilmne. Ja just seda tahabki Erdoğan, et me sellest kõnest järeldaksime. Aga see ei ole seotud usuga, see on seotud võimuga. See on seotud sellega, et Türgi ütleb, meie oleme need, kellel on mõjuvõimu Liibanonis ja Süürias. Emily, paljuski on see suunatud Iraani vastu, sama palju kui Iisraeli vastu. Mida oleme Iraanilt viimase nädala jooksul näinud? Iraan ütleb, olge ettevaatlikud, Liibanon kuulub meie mõjusfääri. Ja kui teie Iisrael ründate Liibanoni, siis meie Iraan peame seda taas rahvusvahelise õiguse põhimõtete vastaseks. Kuid meie Iraan peame seda mingis mõttes rünnakuks meie ja meie julgeoleku vastu. Ja seepärast tunneme, et meil on õigus. Muidugi tegelikult ei ole, aga meil on õigus vastata teile Iisrael selle eest, mida te teete. Erdoğan kuulutab täpselt sama õigust. Meie julgeolek algab Liibanonis ja Süürias. See ei alga meie enda piirilt. Need riigid kuuluvad meie mõjusfääri. Sellel pole mingit pistmist usuga. Sellel pole mingit pistmist tõotatud maaga. Sellel pole mingit pistmist islamiga. See on paljas jõud, kui soovite, kui tahate. See on natsionalism. Kui viimastel aastatel on olnud süüdistus, et Erdoğan tahab taastada Osmanite impeeriumi, siis siin ütleb ta sisuliselt, et ta tahab seda osaliselt teha. Ma arvan, et see on mõistlik viis kõnet lugeda, kuulata ja tõlgendada, et Süüria ja Liibanon on nõrgad riigid ning nad vajavad, et neile tuleks appi nende armastatud Türgi oma niinimetatud kiindumuse geograafiaga. Ole minu oma, ole sinu oma. Sa teed südant ja just seda ta tahabki, et inimesed Liibanonis teeksid. Vabandan. Aga Iisrael, kuidas seal läheb? No? Benjamin Netanyahu tuli välja avaldusega öeldes, et Erdoğan, arvestades kõike seda, mida ta teeb, toetab Hamassi, paneb oma vastased vangi ja nii edasi, on viimane inimene, kes peaks tegema moraalseid avaldusi Iisraeli sõjaväe vastu. Meil on Netanyahu säuts seal ekraanil. Ja siis Iisrael jätkab vastamist Iraani käsilaste rünnakutele Liibanonis. Selvitades, miks täpselt Iisrael tunneb, et peab ründama Liibanonis ja Süürias. Tuleb öelda, Emily, mitte et ma kaitseksin Erdoğani, kaugel sellest. Aga Iisraeli poliitikas Liibanonis ja Süürias on toimunud muutus, kui pärast Assadi režiimi langemist loodi Süürias Iisraeli puhvertsoonid. Kuigi seda võiks potentsiaalselt läbi rääkida uue Süüria valitsusega ja arvestades seda, mis on Liibanonis juhtunud. Arvestades rünnakute tõsidust Iisraeli põhjaalade kogukondade vastu ja seda, mida oleme viimastel kuudel Iisraeli tegevuses näinud. Iisraeli poliitikas on toimunud see muutus.
aga öelda, et need sammud kahjustavad Türgi julgeolekut, kahjustavad kellegi turvalisust, kes istub Istanbulis Istiklali tänaval oma kohvi või teega, eks. Tee on päris hea, olgem ausad. Türgi tee ja kohv samuti. Aga et see kahjustaks nende turvalisust. Ja sel põhjusel, kui Iisrael astub selliseid samme, on Türgi see riik, kes tuleb ja tunneb, et peab reageerima. Ja jätame kõrvale selle, kuidas me siin Iisraelis reageerime. Mõelge, mida nad mõtlevad Beirutis pärast selle kõne kuulmist. Justkui Joseph Allanil ei oleks juba piisavalt muresid Iraani sekkumise ja Iraani poolt Liibanonis üles ehitatud prokside pärast. 5 aasta pärast võib tal tekkida mure selle mehe pärast, et Erdogan hakkab Liibanonis käsilasrühmitusi looma ja riigi pärast võitlema. Kui Liibanon on alati olnud lahinguväli, kus välisriigid on oma mõjuvõimu kehtestanud, siis nüüd on meil veel üks osaleja, kes tahab oma sõbrapäeva kaarte saata koos oma kiindumuse geograafiaga. Ma ei saa seda väljendit peast ära. Jah, sest küünilisus on lihtsalt nii paks. Aga ma arvan, et peamine siin on kõne, mis on väga-väga oluline mitte ainult Iisraeli jaoks. Ja see kõne ei räägi religioonist, see räägib toorest võimust. Ja Erdogan võtab maski eest, enam pole mingit varjamist.